räägi, kuidas sul hooajaks ettevalmistamine on möödunud. Nagu sinu sotsiaalmeediast võis jälgida, siis tegelikult sa käisid ju Hispaanias laagris. Kuidas läks? Hispaanias läks uskumatult hästi. Siiamaani mõtlen, nagu ma oleks näinud seda kõike unes. Siis sealt tagasi tulles oli meil muidugi veel pikk talv ja siiamaani on niisugune tunne, et kuna see suvi veel tuleb. Aga küll ta tuleb, ühesõnaga talveni see hästi pikale, siis jätkasin jõusaali treeninguid ja käisin Lätis vahepeal trennis, aga hetkel oleme jõudnud sinnamaale, et ma tunnen, et sellest oli meeletult kasu, aga kuidagi see hooaeg, mis on praegust alanud, kõik need 4 nädalavahetust, mis on võistlusi olnud, ma tunnen, et ma olen ennast natukene läbi põletanud juba, et õnneks nüüd peale tänast on niisugune pikem vahe sees kuni lätikateni, et saab päriselt nagu puhata, kuigi seda ma tegelikult eriti ei oska, aga nüüd ma tunnen tänase sõidu põhjal, et ma pean suruma ennast puhkama, sest et jah, see on juba läbipõlemise maitse on täiesti suus ja olemas. No täna teil siin Karksi-Nuias oli tegelikult teine etapp naiste Eesti meistrivõistlustel, et esimene etapp oli teil Pärnus. No esimene sõit oli küll ikka väga põnev, sest et vana hea konkurendiga Ritaga te ikkagi ratas seal võitlesite, et kuidas sa oma esimese sõiduga rahule jäid? Selles suhtes, et jah, ikkagi nagu enne mainisin seda läbipõlemist ja kõike on lihtsalt nii palju olnud, et ma tunnen, et ma olen üle väsinud, aga samas nagu suutsin ikkagi pushida vastu ja teistpidi mul on ka hea meel, et konkurent Karita Lomp on ka teinud tegelikult päris suure arenguhüppe võrreldes eelmise aastaga, et ei ole siin midagi sellist, et lähed, mõtled seda eelmise aasta tulemusi ja asju, et lihtne esimene koht, et ikkagi peab pusima selle esimese koha nimel ja mul on selle üle ainult hea meel, sellepärast, et muidu ei oleks arengut, muidu see ei viiks kuskile. No teine sõit, sa võtsid kohe stardis juhtpositsiooni ja kuidas siis sõit edasi kulges? Üllatavalt tuli Noora Uro sealt juba minu arust. Ma tean, et sõidud lähevad nii ruttu meelde, et nagu pead räigelt mõtlema, mis seal juhtus. Vist juba esimese ringil pani päris suure hooga mööda ja siis ma vaatasingi, et vau, et me oleme temaga nüüd siin sama telgi all, minitõrd telgi all ja ta on niisugune hästi rahulik ja vaikne ja tegelikult talle sobivad rohkem paksud liivased rajad ja siis ta oligi täna tegelikult siin suhteliselt pinges, et on veidi ikka kõvemad sooti rada ja siis ma nagu ka ütlesin talle, et ära põe, et sirgete peal pane lihtsalt peale ja et küll tuleb ja siis nüüd oligi teises sõidus ma vaatasin, okei, kurat, ma vist ütlesin liiga hästi konkurendile neid õpetusi, aga ei, tegelikult mul on ainult hea meel, et ta sai selle julguse nüüd siin kõva raja peal ja tal oli seda võitu vaja. Kuidas rada üldse tänasel päeval oli? Ma ütleks, et ma eile käisin, natukene vaatasin, mis siin toimub. Eile oli ikka palju raskem, et täna need kuadid tegelikult hoiavad neid hüppenukke ikkagi siledana ja suhteliselt siuke Hispaania vibe tuleb siin, et nagu siuke sileda võitu, aga eile olid ikkagi sooned ja siis kuigi jah, neid kuadi ja külgade sooni on sõita üli raske tegelikult, et nad ei ole nagu konkreetsed, nad on hästi suured ja siis sa nagu krossi rattaga nagu ujud seal sees, et sa ei saa seda konkreetsust sealt, aga üldjuhul sõidetav, mitte midagi häda ei ole. Tegelikult paar nädalat tagasi tuli Eesti Motoföderatsiooni lehel ka välja uudis, et sa oled EMF-i naiste komisjonis. Millised plaanid sul on? Plaanid on nii suured, et see lausa on hirmutav. Ei, ma olen tegelikult üles kirjutanud juba kõik siuksed pikemaajalised visioonid, mida ma soovin Eesti naistega eelkõige siin teha ja siis viia seda ka Baltimaadesse, et ühendada Eesti, Läti, Leedu naiste jõud ja nüüd, kui me käisimegi viiekesi Eesti tüdrukutega seal Läti esimesel etapil, siis see oli nagu võimas, kuidas võeti meid juba eestlasi nagu vastu seal ja kogu aeg nad küsivad ja uurivad, kuidas, mida me sooviks paremini või millega me rahule jäime ja nagu see näitab meile ka, et tegelikult meil on hästi palju arenguruumi veel, mitte et meil oleks midagi halvasti, aga ongi see, et me peame nüüd naistega siukse nagu ühtse koosseisu koostama ja näitama, et me päriselt ka tahame seda. Sellepärast, kui igaüks kükitab seal kuskil oma kodunurgas, et
et ma ei tea, et ma ei saa ikka vist kiireks mitte kunagi, siis nagu ega me ei saagi. Et ma tahan kindlasti teha selliseid ühiseid naiste treeninglaagreid, et jagada mis iganes enda kogemusi, mis ma selle 6 aastaga olen kogenud enda peal kasvõi ja mine tea, äkki see tõesti annab kellegile veel hoogu juurde ja tuleb sinna ette top 3 pusima juurde. Tegelikult seda on näha isegi juba Eestis, et asi on natukene edasi arenenud, sest meil oli täna 17 naist stardipuu taga, see on suurepärane tulemus ju. Ja see oli ausalt öeldes lausa nagu külmavärinaid tekitav, samamoodi nagu nädal aega tagasi lätikatel oli ka 17 ja siis ma vaatasin ka nagu seda listi, et mis asja, siin ka 17, millest me räägime, et naisi ei ole või. Ja seda enam, kui mõelda, et tooks nüüd need Läti ja Leedu ja Eesti naised kokku, et ühendaks need, et nemad käivad meie juures võistlemas, meie nende juures, klapitaks kõik kalendrid kokku, siis issand jumal, me teeme maailmameistri võistlustel ka naistele juba täiesti puhta puuga ära, sellest mitte muidugi kiirusega, vaid selle ühtsusega, mis me loome. Aitäh ja palju õnne teise koha puhul! Aitäh!